Ameerika Ühendriikide kõige salajasemate operatsioonidega seotud kummituslaev ilmus Iraani mängulauale. Sel laupäeval 9. mail 2026 tekitas MV Ocean Traderi ilmumine Diego Garcia lähedal tõsise häire, sest sellist tüüpi laevad ei ilmu tavaliselt juhuslikult. Kariibi merel märgati Ocean Traderit Ameerika Ühendriikide pingete kasvades Maduro vastu, kui piirkonnas toimus haruldane sõjaline koondumine. Task and Purpose'i poolt küsitletud eksperdid selgitasid, et laev toimib majutusena, juhtimiskeskusena ja baasina eriüksustele, hoides madalat profiili võrreldes hävitajate ja amfiiblaevadega. Avatud allikate luureanalüütikute poolt viidatud satelliidipildid näitavad laeva ankrus atolli sees, teiste Ameerika sõjalaevade kõrval strateegilises baasis India ookeanis. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et mitte midagi maha magada, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. 2025 aasta septembris kinnitas Ameerika Ühendriikide sõjaväe meretranspordi komando Task and Purpose'ile, et laev tegutses Kariibi merel, kuid erioperatsioonide komando ei avaldanud missiooni. See ongi selle laeva tunnusmärk. See ilmub harva, räägib veelgi vähem ja tavaliselt tuleb välja siis, kui Washington tahab hoida jõulist võimalust laual, ilma et iga sammu vaenlasele ette kuulutaks. Mida see laev Iraani lähedal tegi, ei ole veel ametlikult kinnitatud, kuid kontekst viitab ettevalmistusele, survele ja kiirele reageerimisvõimele. Ocean Traderit nähti Diego Garcial, baasis, mida Ameerika Ühendriigid kasutavad jõu projitseerimiseks India ookeanis, Lähis-Idas ja strateegiliselt olulistel marsruutidel. Kohal on sadam, lennurada ja soodne asukoht, et toetada operatsioone mitmes suunas. See ei ole Iraani rannik, kuid see on piisavalt lähedal, et hoida eriressursse valmisolekus, pakkudes samal ajal kaitset ja ohutut kaugust. Sõnum on selge. Trump ei sõltu ainult lennukikandjatest, hävitajatest ja hävituslennukitest. Ta on toonud tegevuspaika ka vaikse tööriista, mis on loodud keerulisteks missioonideks. Seos tuumamissiooniga tekib seetõttu, et vaidlus on juba ületanud mereblokaadi ja jõudnud Iraani programmi tuumani. Ettepanek, mida Ameerika Ühendriigid arutasid, nõuab, et Iraan ei arendaks tuumarelva ega jätkaks uraani rikastamist vähemalt 12 aasta jooksul. Samal ajal viitavad raportid sellele, et Washington ja Iisrael peavad rikastatud uraani Iraanist väljaviimist endiselt kõige olulisemaks prioriteediks. Probleem seisneb selles, et Teheranil on endiselt üle 400 kilo uraani, mille rikastusaste on peaaegu sõjaliseks kasutamiseks sobiv ning osa sellest materjalist asub pärast varasemaid pommirünnakuid tuumarajatiste vastu endiselt tundlikes kohtades. Ja siin muutub olukord tõsiseks. Kui Iraan keeldub materjali üle andmast, üritab osa varudest varjata või kasutab uraani väljapressimise vahendina, siis Ocean Trader ilmub välja kui vahend, mis annab Trumpile valiku võimaluse. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid valmistavad ette tee, mis läheb tavapärasest diplomaatias kaugemale. Laev võib toetada pilootide päästmist, jälgimist, täppisreide, eriüksuste kaitset või tundlike materjalide tagasivõtmise operatsioone. Kriis on muutunud kiireloomuliseks. Miks? Samal ajal, kui laev ilmus Diego Garcial, jätkusid kokkupõrked Pärsia lahes. Reutersi andmetel vahetasid Ameerika Ühendriigid ja Iraan tule Hormuzi väina ümbruses. Araabia Ühendemiraadid teatasid Iraani raketi- ja droonirünnakutest. Ja Washington teatas, et tabas Iraaniga seotud laevu, mis üritasid siseneda Iraani sadamasse. Laev ilmus välja kui sõjalise liikumise märk, mitte kui rünnaku sihtmärk ega ametlikult välja kuulutatud sõjalise operatsiooni läbiviija. Kuid paralleelsetes vahetustes Pärsia lahes teatasid Iraani ametnikud, keda tsiteeris Reuters, 1 inimene hukkus, 10 sai vigastada ja 6 olid kadunud pärast Ameerika rünnakut Iraani kaubalaevale. Washington esitles omalt poolt seda tegevust, osana Iraani jõupingutustega seotud laevadele avaldatavast survest. Viimase aja sündmused muudavad selle ilmumise veelgi tõsisemaks. Maritime Executive tõi samuti esile, et see töötab ilma tavalise tsiviilsignaali edastamata, valge värviga ja kaubalaeva välimusega, just selleks, et sulanduda mereliiklusesse.
See omadus ei ole lihtsalt esteetiline detail, vaid osa laeva sõjalisest väärtusest. Saabuda märkamatult, jääda piisavalt lähedale tegutsemiseks ja mitte anda vastasele kogu tegevusplaani ette. Ocean Trader sündis kaubalaevana, seejärel muudeti see eritoetuse platvormiks ning nüüd täidab see ülesannet, mis ühendab logistika, salastatuse ja sõjalise kohaloleku. Avalikud allikad viitavad sellele, et tsiviilmeeskond võib olla umbes 50 inimest ning lisaks saab pardale võtta kuni 159 erioperatsioonide sõjaväelast. Kokku kuni 209 inimest laeval. Samuti on teateid, et laeval on võimekus kanda helikoptereid, droone ja väikelaevu ning pardal on töökojad, meditsiiniosa ja tundliku sidevõimekus. See seletab, miks selle ilmumine Iraani lähedal põhjustab nii palju reaktsioone. Tegemist ei ole tavalise patrull-laevaga, vaid ujuva struktuuriga, mis on ette valmistatud missioonideks, kus Washington peab kiiresti tegutsema ja vähe rääkima. Pilti täiendab ka Diego Garcia faktor. See baas on üks tähtsamaid Ameerika positsioone. See võimaldab juurdepääsu Lähis-Ida, Ida-Aafrika, Lõuna-Aasia marsruutidele ja Malacca väina lähedal asuvatele aladele. Chatham House tuletas meelde, et Diego Garciat on juba kasutatud Iraagi, Iraani ja Aafrika sarvega seotud operatsioonide toetamiseks, samuti strateegiliste pommitajate baasina. Kui erioperatsioonide laev ilmub selle atolli sisse Iraani kriisi ajal, pole sõnumit vaja eraldi edastada. Oma kõnes laiendab Valge Maja sõjalisi võimalusi, enne kui saabub lõplik vastus Teheranist. Asja lugu näitab, et selline diskreetne surve enneb tavaliselt otsustavatele sammudele. Enne operatsiooni Usama bin Ladeni vastu 2011 aastal ühendasid Ameerika Ühendriigid luure, salastatuse, helikopterid ja eriüksused, et tabada tundlikku sihtmärki, ilma et kõik oleks eelnevalt avalikult välja kuulutatud. Enne tegevust terrorivõrgustike vastu Jeemenis ja Somaalias kasutas Washington samuti eelbaase, jälgimist ja madala nähtavusega vahendeid, et vähendada aega poliitilise otsuse ja sõjalise täideviimise vahel. Ocean Trader kuulub sellesse traditsiooni. See on olemas selleks, kui president soovib hoida täpset sekkumisvõimalust valmis. Olgu selleks juhtkonna tabamine, personali päästmine, tundliku materjali kogumine või tee avamine operatsiooniks, mis ei saa sõltuda pikkadest nähtavatest liikumistest. Teiste riikide näited tugevdavad seda loogikat. Israel, kui ta hindas tuumaohte Lähis-Idas, ei oodanud, et vastane saavutaks strateegilise võimekuse. Ta ründas Iraagi Osiraki reaktorit 1981 aastal ja hiljem tabas Süüria rajatist 2007 aastal, keskendudes alati sellele, et takistada vaenlasel muuta tuumaprogramm poliitiliseks kilbiks. Kaugete territooriumide tagasivõtmise ja kaitsmise operatsioonides näitas ta, et logistika, merevägi ja eriüksused võivad lahendada kriise kaugel kodumaast. Prantsusmaa hoiab samuti välisbaasides jõude, et tegutseda kiiresti Aafrikas ja Lähis-Idas, kui tema huvid on ohus. Erinevus seisneb nüüd selles, et Trump avaldas Ameerika survet režiimile, mis üritab endiselt kasutada rikastatud uraani, mereteid ja piirkondlikke ähvardusi kaitseks karmima vastuse eest. Järgmine samm sõltub Iraani vastusest. Kas nad on valmis aksepteerima tõelist kokkulepet, mille puhul rikastamise peatamine on kontrollitav ja uraanivarudele leitakse lahendus? Ocean Trader võib jääda survevahendiks, ilma et alustataks uut faasi. Kui režiim püüab aega võita, materjali varjata või hoida revolutsioonikaardi väge, provotseerides Ameerika laevu ja baase, muutub selle laeva kohalolek Diego Garcia lähedal palju tõsisemaks märgiks. Trumpil on nüüd diplomaatiline võimalus laual. Laienevad sanktsioonid, laevad lahes, hävitajad operatsioonil ja diskreetne eriüksuste platvorm paigutatud piirkonda. See näitab, et Washington on valmis käsitlema Iraani uraani mitte ainult kohtumise teemana, vaid strateegilise sihtmärgina, mille kohta võib otsus tulla igal hetkel. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvesi kogukonnaga. Näeme varsti!